Adventi esimesel pühapäeval alustasime uut kirikuaastat. Advent on aeg, mil valmistume Kristuse tulemiseks. Mitte ainult jõulude ajal, vaid ka tema teiseks tulemiseks aegade lõpul. Ja kuulsime katkendi Luuka evangeeliumist. See katkend kutsub meid üles valvusele ja valmidusele. Kujutage ette, et olete roomlaste poolt piiratud Jeruusalemmas 70. aastal pärast Kristuse sündi. Linn on ümber piiratud, toit on otsa saamas ja lootus kahanemas. Kas te usuksite sel hetkel, et Jumal on teiega? Kas suudaksite hoida oma usku ja lootust? Just see juhtus paljude juutidega ja sellest rääkis Jeesus, kui ta kirjeldas tulevasi sündmusi. Ta rääkis erinevatest märkidest päikeses, kuus ja tähtedes, rahvaste ahastusest maa peal ning inimeste hirmust tuleviku ees. Kui ta ei lõpetanud siin, Jeesus ütles, kui need sündmused hakkavad toimuma, siis tõstke oma pead, sest teie lunastus on lähedal. See sõnum ei ole mõeldud ainult kauges minevikus elanud inimestele. See on mõeldud meile siin ja praegu. Meie maailm on täis ebakindlust. Kliimamuutused, majanduslikud raskused, poliitilised pinged ja sõjad. Võib tunduda, et kõik on kokku värisemas, kuid just sel hetkel kutsub Jeesus meid üles tõstma oma pead ja vaatama lootusrikkalt tulevikku. Püha Johannes Paulus II ütles kord, ärge kartke, avage päreni uksed Kristusele. See on kutse usaldusele ja julgusele, mida me vajame täna rohkem kui kunagi varem. Adventi aeg kutsub meid üles valvsusele ja valmidusele. Kuid see ei tähenda passiivsust, ei tähenda, et me lihtsalt ootame. See tähendab aktiivset armastuse ja ustavuse praktiseerimist oma igapäevaelus. Kuidas me kohtleme oma pereliikmeid? Kuidas me suhtume oma kolleegidesse? Kuidas me hoolitseme abivajajate eest? Jeesus kutsub või hoiatab isegi meid, olge valvsad. Ärge laske oma südamel muutuda raskeks. Liigsöömisest, joomisest ja elumuredest. See on kutse elada teadlikult ja tähelepanelikult, märgata Jumalat ja tema kohaloleku oma igapäevaelus ja vastata tema armastusele. Paavst Franciscus on öelnud, adventi aeg on aeg, mil me peame küsima endalt, kuidas ma valmistun Kristuse tulekuks. Lihtsalt oodates või tegutsedes aktiivselt. Ja seega kasutagem seda adventi aega, et uuendada oma pühendumust Jumalale ja ligimisele. Olgu see aeg, mil praktiseerime armastust, vähemalt peame praktiseerima armastust, ustavust ja truudust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Tõstkem oma pead ja vaadakem lootusrikkalt tulevikku, teades, et Kristus on meiega kõigil aegadel.